с вами идем сейчас к соседке. Дому этому 50 лет. Что делать с переводом, я не знаю, потому что там сейчас будет все на эстонском языке. Включайте тогда субтитры, попытаюсь поставить вам субтитры с эстонского. Aha, aga mina nägin seda kadaka, ta on lõigatud, see puu nagu vorst, teate? No. Vot, ja ümmargused need. Ja kuidas nad lõhnavad? Kadakast on ka paneelid ja mille juures ma seisin ja ma ei saanud ära tulla. Panjärvel seal Kurtna spordikeskuses on WC-s kadakast kraanikauss. Sai jumal, ma seisan. Aga kuidas siis ta vastupidav? Midagi no, peale kadakas mingit? on väga vastupidav. Ja... No ka kraanikauss. No vot. Mina nägin need paneelid. Jumala kallid nad muidu on nagu tehtud siukesed ümmargused, ei mitte ümmargused, neljakandiliselt. Ja. Oi jaa, aga hind on ka. Hind on ka. Vot need männioka paneelid internetis peaks vaatama. Vot mul on professionaalne huvi lausa selle vastu. Noh, meie põrand on tehtud 25 aastat tagasi. Ärge võtte ära. Ei, no mis te ei, mina lähen ise nii ja tulete ka. Ei, mina tahan katsuda jalgadega. Oi, kui ilus. No vot, tähendab, ma näitan nüüd, kui palju on siis kuivanud. Ja, vot teil ka läheb lahti need kuulge, 25 aastat. Tähendab, laud on sama lai kui teil, niisugune kitsas. Teil on kuust, minul ma arvan, et on mänd. Jaa. Ma arvan. See on mänd. Mänd, jah. See on kuusk. See on kuusk. Aha, teil on nagu laiem. Laiem on siit, on niimoodi. Need on laelauad on teised. Aha. Need on veel minu lakitud. Istusin 2 ratsi nende peal ja võõpasin neid. Oi, väga. Aga 25 aastaga on siis nüüd niisugused praod tulnud. Aga on täitsa, mul on siuke küsimus, et need toolid, tugitoolid, kogu aeg need kriimustused, kuidas seda vastu pidada? Mis teha? Mees ütles, et ela sa nüüd, mis sa siin hakkad? Nendega on niimoodi, et pange siia alla midagi. No panen seda selge. Siia alla. Ja, seda selge. Ja kui te panete siia alla, ei juhtu mitte midagi. Meil on diivan kuidagi kohe raske ja... Kõigile pannakse alla, aga tähendab, pahe on selles, et ma nägin, et teie meistrimehel 25 aastat möödas. Mees tegi selle ise, temal ei olnud seda tööriista, millega tal on aamriga lihtsalt see tehtud. Tähendab, väga võimalik, et kuna temal on nüüd teistsugune tehnoloogia, et teil ei tule mingeid pragusid. Rääkisime juba eile. Ütles, et ei tule. Ei, väga kuiv materjal, räägivad seal poes ja igasugused. Ja 3 päeva möödas täitsa sile, ühtegi midagi ei ole. Juba näha. On juba 3 päeva möödas. Meil on kuiv. Mis sul kuiv on? Ei ole seal mitte midagi kuiv. On ja juba vahet on. Juba läks, oli täitsa. Nagu peabki. Aga seda ma ei saa aru. Materjalist ka sõltub väga palju. Aga nad valetavad ju. Praake kui palju, issand. Võtad esimene klass või mis ta on? Praake väga palju. Meie saatsime ühe koorma tagasi Avinurmesse. Meil on linnas 2 toas. Mul on 4-tooline korter. Ühe inimese maksta ja pidada. Ja 2 toas on puidulaed linnas. Puidulaed? Puidulaed, jah. Linnas, issand kui hea. No, kes nüüd krohvilagesid õiendab paneelidel kogu aeg praod sees? Puidulagi ja kõik. Ja ma armastan puitu. Ja ühesõnaga saatsime koorma tagasi. Me maksime kõrgema hinna ja saime jama. See on mu unistus lapse saadik. Siuke asi. Issand, alati rääkisin, seda tahan. Nii et meil ei ole seda põrandat mitte midagi muud kui puhta veega olen pesnud. Mitte midagi ei ole 25 aastaga teinud. Teil nagu kriimustuse pole, kas siin käivad ju palju?
ta vastu peab ikka. Kes see palju käib? Poeg on napilt 3 nädalat. Vot, aga meie kogu aeg seal šorks edasi tagasi. No aga elada tuleb. No jah. Elada tuleb. Puud seda zaladrava vada, agnud veed pole enam. Nii et... jah, aga teil ahi on suurepärane siin. See mees ise tegi. Ja meil on väga siuke inetu kamin ka. Vaat mina tahtsin ka küsida teie käest, mis teie arvate, et kuidagi nüüd... No ma vaatan teie kamina, siis ütlen. Ja, et vot see ümber midagi ilusama, et seal on siuke ja... Siin on juba suuremad praod. Ei, ta läheb ise ennast. Meil 3 päeva seisis, juba palun väga. Asi on selles, et ilmselt peate nende pragudega leppima, sest... Ja, see käib asja juurde, nagu proua Kukk alati räägib. Seda ma mäletan. Tähendab, nende pragudega, kui nüüd ütleks, ma tahan siledat, nende pragudega ei tee mitte midagi. Ja. Võta põrand lahti, hakka uuesti. Ja jälle tulebki. Ja peale selle, tähendab, siin ju põrand mängib. Ja, mängib, ja, kui niiskus jälle ta, ja. Nii et... No see on puu, ta on ju elav. Puu elav. Kui niimoodi kõik sile, siis on plasmass. No vot. Nii et leppige selle mõttega. Ja siis on ka jumala ükskõik, millal te lakite. Ja, seda selge. Juba läinud ja 3 päeva. Issand, oli täitsa nii. Temad võivad öelda mida tahes. Võivad öelda, aga muidugi sõltub isegi, kui normaalselt lauda tahta, siis peab teadma, missuguses kliimavööndis, mis kuus langetada puu. Meil näiteks peaks olema kuusk langetatud jaanuarikuus. No kuulge. Kuidas, et ma küsin, kus? Nad ise ei tea seda. Kui tahad korralikku puitu, siis peab kuusk olema langetatud jaanuarikuus. Aga kuulge. Vot, selles ongi asi. Seda ma ütlen poes. Selles ongi asi. Hull tädi tuli. Oi, kui ilus. Issand, kui ilus. Teil on alati, te olete eeskujulik mu jaoks. Ja... See on pojale möödast, tal kinkisin, viskasin diivani välja ja talle nii meeldis, ta löösutab siin. No, muidugi sinna hiik. Ja see on tellimise peale tehtud. Tellimise? Puuteepeipsil. Puuteepeipsil. Aga selle tegi mees, ma ütlesin, et sellele pildile ei tohi panna pisikesse oma tehtud saadekuust. Aga mu meelest ta ei tabanud ära, ta ei ole tõelähedane. Puutee on meil natuke teistmoodi. Aga noh, jah. Ta on natuke suurem või erksam tegelikult või kuidas? Noh, vot minu siin... Это наше озеро Чудское и лунная дорожка, как вот он объясняет. Kui mina lähen ja vaatan täiskuuga teed, siis see on natuke teistmoodi. Aga noh, kas ta olla, ta on tellimise peale tehtud. Äkki joonistate ise? Seda ma küll ei oska. Väga huvitav, alati ilus näeta, mis teil on. Pisi asjad sikased. Vaat siia ma keeldusin vakonkat tegemast. Aga see lagi on ju väga huvitav. Ma pean pesema, ma otsin spetsvahendit. Pesema? Lage pesema, et tol maha. Oi. No tuleb aega teha. Ei. Tähendab... Teie oma uut põrandat ärge mingi kemikaaliga peske. Puhta veega, ma olen alati puhta veega. Ei, puu ei taha seda. Aga see, kui teil juhtub kusagil olemas, Vene ajal oli Mistra niisugune põrandakatte, oli niisugune nagu vilt. Ei tea, no võib-olla jah. Põrandakatte. No sellest on nii hea kleepida neid ribasid. Kohe ribasid. Aga mul on ka otsa saanud see. Meil on siuke, et ma ka midagi kujundi seal lõikan välja. Aga nad kleebivad pärast, kuvad maha ja jälle kriimustused. Korraliku liimiga. Nüüd on ju väga häid liime. No ja, lisa sellega. Ja siis ei juhtu mitte midagi nende asjadega. Pole vaja karta, jah? Ei ole vaja karta muidugi, aga noh, praegu tulevad. Ja nendega ei tee mitte midagi. Mitte midagi. Jah, põrand mängib. Suurepärane. Mul on ju siin on elektrisaun, noh, ja ise käin... Kas tohib ma siis? Te olete eeskujulik mul. Premier. See on... Aga kuidas seda WC siis veega ei töötab? Töötab ikka. Ta on pruun ka see vesi, jah? No ja, no seda selge.
kuna mul on pikk poeg, siis peeglid on kõik, näete, kui kõrgel. No see on väga ilus, kui meesterahvas on pikk. Temal meeldib näppu vahel, noh näete, siingi peegel on siis niisuguste nurkadega siis pandud. Väga tupli. Suure maitsega, see on kohe rahvus suure maitsega. Jah, temal. Ja saun on suurepärane, siis on kõik uksed. Oi, uksed on mehel. See on unistus. Kui ilus teil alati on ilus. Noh, kui te rikaste inimeste kodudes käite, mina tõrjun. Ei, asi ainult selles, et rikas maitse peab olema. S dušoi ja niimoodi, et... Vot see on minu idee. Ja, see on kadakas või mis te ütlesite? Kadakas. Это можжевельник. Можжевельник это, да. See oli minu projekt. Да, сама придумала хозяйка вот сделала. Ja siis siin ka. See on kui hea. Niisugune see pisiasjad. Palju annavad. No enam võib-olla ei ole lõhna ja ta lakki all on, aga ma ei tahtnud tavalist raami. Ja. Siin tavaline ei tulegi. Ja nakid, need on kõik mul metsast toodud. Все из леса специально сделано самой, принесено. С каким вкусом и любовью у хозяйки все здесь. Suurepärane ja ilus. Jumala ilus. No nüüd ma olen rahul. Mehe tehtud pingikene, temale meeldis, ta mängis puiduga, see oli tema suur hobi. Ja seda ma mäletan. Seda ma mäletan. No ja siit kui ilus. Ma näitan toas seda materjali. Teil on nüüd vaikne, siin ei ole nüüd keegi hüppaja. Vaikne on jah, ja ta ei ole kohanenud. Здесь уличный камин, да? Да, это уличный камин, смотрите, как красиво. Meil on väga ilus saun. Ja see proua ei ole ühtegi korda selles saunas käinud. Ta on nii linna inimene, et tema ei lähe sauna. Issand, miks? See on ju teistmoodi absoluutselt nagu... Oi, suur maja on neil. Oi, kui pikk. Oi, kui pikk. Seal on, ma ei tea, kui palju ruutu seal on. No, eks nad nii ole. Miljon. Ma näitan seda jah, et kui mul tuli vakonkast, vot nii, siis mis ma tegin. Ja vot suures toas ma ei taha juba. Aha. Siis no kadakat ei jõua panna, see oleks nii kallis. Ja, mina nägin neid paneeli. Oi. Ma kukutasin ja nüüd ei lähe luuk kinni, et lasta kuiva. Vot kus vaese inimese nipp. Pärvisin selle plaadi üle, panin kadakat peale. Ka variant. Jah. Ka variant. Jah. Miks mitte? Ja lage ma ei lubanud vakonkat teha. Mehel olid lauad kõik valmised. Ei löö. No siin ja... Et jätad need mustad lauad ja susisin vahepealt ära värvida, et pähe ei saja ja... Teil on kõik välja mõeldud, kõik. Te mõtlesite siin kaua küll. Oi, kui ilus. Oi, siin on täitsa. Vot teil kamin on väga ilus ka. Kaminamees tegi ümber, sest ta ajas suitsu sisse ja ta püüdis kaua aega mulle rääkida, et kamin peabki suitsu aima, ma ütlesin hästi. Siis ma enam ei kütta teda. Kui peab ajama ja siis ta võttis täiesti lahti ja tegi uue kamina. Aga meil on need kirpitšid on üle, mulle ei meeldi ka. Ja ma kutsusin juba mingit pečnik tuli ja näitas midagi seal kivikesed. No kui meil seal ei sega, teinekord vaatame, mismoodi see teie kamin on, kas saab temast teha või? Ei saa, ta ütles, et saab, vot midagi sellist ja on kõik nagu, nüüd on moes. See on dolomiit. Dolomiit? See on dolomiit. Teie otsite, teie otsisite, võtke siit paar tükki sealt. Oi, как красиво. Näete, missugune sein. Kuna siin oli põrand vakonka ja lagi
Ja kui ma oleksin teinud nüüd niisuguse nagu teil, see on tumedaks läinud ajaga. Ajaga. Ja siis oleks sein jäänud. Aga see mänd läheb tumedaks, aga ka kuuskelähe räägivad. Räägivad niimoodi. Ka käib, ei tea. Aga minul ta juba läks tumedaks. No ma ei saanud. Aga see on kuidagi ilus kõik. Aga siis ma pidin seinad heledat tegema. Jaa, seda issand. Ja nägin seda materjali, see on jumala naturaalne. Absoluutselt. See on mingid paneelid. Jah, niisugused paneelid. Nii laiad. Ja kergekene niisugune, ja teda saab pesta seebiga ja veega. Ja kuna meil on pime siin, kui põhjapoolsed aknad, tahtsin, et need seinad oleksid heledad. Lagi on tumedaks läinud ja ütlesime heled. Väga ilus, väga ilus. Aga teil oli laud, mis ise teil härra tegi. Ise tehtud, siuke ümmargune puus, seda ma mäletan. Te ütlesite, et ta kingis teile seda. Ja seda ma mäletan. No need on ka tema tehtud kõik. Вот, смотрите, все ручная работа. Хозяин все делал. Еще подарил стол, да. Вот хозяйке, я помню. Вот этот стол он сделал сам, хозяин. See ongi. Seda ma mäletan, jah. Issand, kui ilus. Ka mänd. Või mis see siis on? Ei, kartkan, et mitte. Tamm või? Ei ole. Ta võib isegi kask olla. Ei oska öelda. No ei ole nagu männi moodi. Männil on teistmoodi oksakohad. Ei tea. No võib olla, jah. Oi, väga ilus, jah. Teil on kuidagi nii palju ruumi, palju õhku, kõik hele. Ühe inimese jaoks. Rikkurid elavad ikka, jah. Mina ajan väga odavalt läbi ja mulle ei meeldi, kui inimesed näitavad oma rikkust, ka kui neil on rikkust näidata, mulle ei meeldi see. No, kellele seda meeldib? Et olgu lihtne ja kodune ja mulle näiteks ei meeldi, kui on linnast toodud vana mööbel suvilasse. No, alati tegime nii, ma vihkasin ka seda jumala, aga vot, jah. Ei olnud võimalust teistmoodi. Mina nägin Tallinnas ükskord ja haarasin lennud selle ja see on alati niimoodi oli. See on vast, aga see on absoluutselt, see on prямо произведение искусства. Aga voodi, mul on viided ära viidud kuivama. Mees tegi ise mulle voodi. Самодельная кровать тоже сделал хозяин. Aga nari on sellepärast, et kõik on niisked ja märjad, ma ei pätsi magamisriideid kuhugi, ma panen sinna kõik. No, kellel on asja, mismoodi näeb minu magamistuba välja? Mamma mia. Ja teillägi on jälle väga huvitav. See on nüüd selle linaluu õliga. On need, siin ei ole keemiat ega lakki. Ja ta on niisugune, Льняным маслом сделано, пропитано дерево, не без краски, без химии, абсолютно все натурально. Et lasta olla niisugune, ta on ju 51 aastat vana ja see ajastu. See ajastu. Need pisiasjad, jumal. Need. Škuurki na palu. Ka ise tehtud kõik või? Jah. See on vist, jah. Väga ilus. On ikka maitse inimestel, jumal. Suurepärane. Lihtsalt omanäoline, ta ei ole tüüpiline nii nagu jah. Teil siin moodi niisugune vaade. Ja kui tuleb siia 12 kahekorruselist maja. Arvate, et tulevad või? On planeeritud, mulle saadeti teade juba. Millal? See aasta või? See aasta jah saadeti. Saadeti? Alutakunalt saatis, sest minu piir on nendega ju. See on minu näputöö. Siin oli see plaat või midagi. Lauad vedelesid. Tegin ise seina. Issand, kui rukasta hozjaika, ütleme, ja sama сделала стену. Lauad olid olemas ja mõtlesin. Ilus kõik.
no mis siis, aga noh, naeltega. Ja mis siis, ei, kõik ühtemoodi nagu ja ei torka midagi silma, nii et ilus. Mees oli jah, ta isegi need uksekäepidemed tegi ise. Ручки тоже сделаны сами. Надо kuidagi обжигали või mis ta on? Põletatud, да. Nii nagu selle toapõrand. Да, как будто обожжён, или как это сказать. Sest need lauad olid väga halvad ja ta võttis põletas. Ага, специально сделанный такой вот, обожжённый пол. Ilus. Ой, siuke экскурсион. А это дерево специально не спилили, вот чтобы она... Mina mõtlesin, ta kasvab, ei kasva. Aha, spetsiaalne, da? Откуда-то привезенное. Ja nüüd sel aastal tulid sipelgad sisse, eelmisel aastal. Kuhu sisse? Alt. Muravi. Ja poeg ütleb, Edi ütleb, et no nüüd tuleb hävitada, et mõtleme siia midagi muud, et näed, koputab, et noh, kõik on õõnes seest juba. Ma ütlesin, et ma olen nii harjunud sellega ja et see on nagu mälestus mehest, et mul on silme ees, kuidas ta õla peal tassis seda metsast. No. Ja siis leidsin, et mul oli seda toru, üks jupp. Ja te tegid... Siiamaani on toru. Ei omal, ei näinud. Absoluutselt ei näinud. Spetsiaalne trubu отдели, чтобы не видно было. Täitis selle toru semendiga, et sipelgad ei pääseks enam. Ja kakras. Siuke kaval te olete. No jah. Ja tema ei lubanud isegi, ei lubanud siia, noh, tavaliselt on metallist. Ja rutški какие-то. See on puujuurikas. Korень дерева. Korень дерева. Puujuurikas. Juurikas. Juur, это korень. On juur. Korень, jah, juur. Noh, see mis Ja, korень. Ja 50 aastat. 50 лет стоит и ничего. Jah. No, такая. Nii, et. See on väga ilus. See on minu kunstiteos. Jaak. Nii. Nüüd peab mõtlema midagi muud. Хозяйка сама придумала. Te võite siin vahetada. Just nimelt ongi aeg vahetada midagi uut mõelda. Aga see raam... Kuidas te ennast tunnete, siis panete. Ja tigedana nüüd, et siin on kõik ümber. Millestki kuskilt oli see raam jäänud, ma ütlesin Edile, et ära viska seda ära, et tee sellest nii ja mõtleme midagi siia. Et noh, välismaal ma olen näinud, et on tihtilugu suured pannood on maja külgede peal, looduslikult. Looduslikult, jah. Ja aga mul siis paremat midagi ei olnud sealt. Võib-olla seda rakuskat ei või? Neid rakuskat on raske liinida, et sinna kinni jääb. Aga noh, Priidumaa ei on midagi. No, olen kindel. Jah. See poeg istus, jah? See on minu kodukohast pärit, minu kodukülast. Emaga käisime metsas, tõime, ta oli selline. Ну вот, друзья мои, сегодня побывали мы с вами в гостях, вот в соседской даче. Вот эта дама, которой мы были в гостях, для меня она вообще, соседка, да, является... эталоном для подражания, вот в смысле оформления дачи, вот вкуса эстонского, не знаю, я вот все детство наблюдаю, как у нее, наблюдала совсем с молодых ногтей, как говорится, как у нее супруг всегда приезжал, сразу заводил вот эти все станки деревообрабатывающие, у них гаражи были, он всегда вот с деревом умел очень работать, и все вот в этом доме практически сделано его руками или ее руками. Вот, они очень, конечно, вкус колоссальный, мне это очень нравится. То рама из можжевельника, сделаны ручки, вот все из корня, да. Ну, не знаю, мне нравится очень, это вот идеи очень хорошие. Ну, вот, спасибо ей большое за такую экскурсию. В общем, мы с вами там побывали, посмотрели, теперь тоже будем у себя что-нибудь такое красивое сооружать.